Täna oli siis mõte, et nagu päris laivis vaadata ühe auto pakkumist. Meie enda Autojoy inimene on endale tegelikult väga pikalt autot otsinud. Autovalik on selline eriline, et sellised nagu üsna sihuke nii-öelda erinevaid mõtteid on taustal tekkinud autovaliku ümber, aga siis lõpuks nagu proovisin mingi vihjete kaupa, et igatahes hinnapiir oli enam-vähem selline 10-11 tuhat. Lõpuks me saime natukene kõrgemaks või noh, tõenäoliselt, eks me vaatame, mis siin kohe varsti saama hakkab. Aga jah, üks nagu kriteerium oli, et see võiks natuke kõrgem auto olla ja mina alguses selles hinnaklassis hakkasin nagu enam-vähem enda selliseid Passateid ja Škoda Octaviaid ja noh, selliseid nagu enda autosid, mida ma olen ajalooliselt kasutanud ja mulle väga meeldinud. Ja ma ühtlasi ka nagu tean, et neil see hooldus ei ole nagu kunagi olnud selline maailma lõpp. Aga lõpuks me vaatasime nagu igasuguseid, vaatasime Volvo XC60, vaatasime Jeepe, vaatasime Land Rovereid, et Land Roveriga on mingi varasem kogemus, aga teistpidi siis ma tean küll, mis te kommentaarides Land Roveri kohta hakkate rääkima. Igatahes meil on praegu selline nagu live siis sisuliselt käimas, kus me näeme 15 minuti pärast, kas meie saame selle auto või saab selle keegi teine. Jeepidest rääkides, siis Jeebiga on meil oma ajalugu, et see pole lihtsalt Jeep, see on nagu, meil on Jeebid juba varasemalt tegelikult läbi käinud, et ma ei tea, Rasmus, kas sina mäletad Jeepi, mis Tarmo kunagi ostis või see on nagu nii halb mälestus, et minu arust on lausa nagu mitu Jeepi läbi käinud, et esimene oli nagu vau, onju, ja see oli ka vist sarnane spek, milline me vist jõuame. Aga jah, oli päris vinge ja siis me mängisime selle autoga ja tegime igast asja nagu. Ja sa mäletad täiesti õigesti, et ometigi mina arvan, et minul on üks Jeep olnud, et teine oli Tristanil. Ja minu arust nad olid suht kõrvuti seal lehe peal ka, kui sa läksid mööda juba. Ja, just. Ja siis ühesõnaga, Jeebil on mul oma kriteerium, see peab Summit olema, et Summit on siis Jeebil niimoodi, et saad kohe keyless entry, panoraamkatuse, mingi naha, nii-öelda extended leather on siis auto interjööris, et sul on piilar, panoraamkatuse lagi on mingisugust sihukest Alcantarat täis ja hästi äge koht, kus olla. Siis seal on 19 kõlarit, adaptiivne nii-öelda püsikiiruse hoidja. Väga palju sellist nagu tilulilu, mis lõpuks teeb sulle nagu väga mugava auto. Ma tahtsin selle enda oma üles leida. Mina nendega nagu sõitma ära ei õppinud naljaga pooleks, et mul on need sõiduomadused tegelikult meeletult ei meeldinud. Aga teistpidi siis ta on väga mugav auto ja siin on muideks üks tore asi Eesti riigilt ka jälle tulnud, et selle auto registreerimismaks on ka mingisugune 10% selle auto hinnast, mis on nagu päris nõme, aga on, mis on. Eks see on ka seda auto otsimise protsessi päris palju välja venitanud kindlasti. 100%. Aga see oli jah siis Tristan, kui ma ei eksi, Rootsist. Hinnaklass ma vaatasin ka, on üsna sarnane. See oli kuskil 13 000 eurot, aga see ei olnud nagu sel aastal, see oli 23 aasta lõpus. Okei, oleme siis täpsed. See on 22 aasta lõpus. Ja mul on ikkagi üks veel olnud, ma tean isegi, kust see tuli. See tuli nagu Tartu sõbra kaudu, et auto laeti maha Tallinnas ja siis lõpuks mu sõber, kes selle auto tegelikult ostis, ei saanudki mitte kunagi seda autot, et Tarmo ostis selle ära nagu treilalt maha tulnuna. Nii, ja siis see oli see, mida me siin panime, poleerisime, tegime keraamikat, igast särki ja värki. Ka väga nunnu auto, mulle nagu jättis siukse sooja mulje nagu, aga lihtsalt
ja noh, ikka täis usakas tegelikult, meil on siin nagu veel läbi käinud erinevaid marke isegi sealtpoolt maailma, et kohe, kui sa sisse istud mingisse USA autosse, sa saad aru, et sa oled USA turuauto sees. on küll jah. Ja selle auto puhul üks asi oli veel, mis meeldis, oli see, kuidas sa saad seda kõrgust reguleerida tal. Täpselt, väga oluline. Võiks veel kiiremini saada, nagu sellel jah GLS-il tänapäeval saab hüpata, onju. mhm, mul on päris mitu asja, et seda autot nüüd 10 minuti pärast piilida, mhm, siis üks asi on nagu selline oksjoni strateegia. Oksjoni strateegia on minu arust üsna oluline. Tavaliselt ma ütlen ausalt, et ma ei ole siin nagu lõpus koha peal, sellepärast et see välistab igasugused emotsioonid ära. Et ma teen nagu 3 päeva varem. Aga ma räägin natuke teistest portaalidest kui sellest Auto1-st, kus me praegu oleme. Igatahes Auto1-s on siis reeglina mingisugused sellised 24-tunnised oksjonid. Ja siin ma näen vajadust kohapeal praegu olla just lõpus, sellepärast et kui ma teen enne või varakult biidi ära, siis see on teistele näha. Ja kui ma nagu mina tunnen auto vastu huvi ja teen biidi, siis piltlikult öeldes see portaal hakkab nagu promoma seda ja this car will be sold today. Kõik muu nagu hakkab juhtuma ja siis on risk, et keegi lõpus võtab selle mult ära täpselt nii, nagu mina üritan seda praegu ära võtta. Ehk siis minu jaoks on oluline, et ma oleksin lõpus koha peal. Funny fact, siis täna on laupäeva õhtu. Aga äge lihtsalt, et ära proovida ja kohapeal olla. mainiks vahele, et sa oled varem mitu korda öelnud ka, et laupäeva õhtu on see kõige magusam aeg, et oksjonil olla. Kohati on, sellepärast et väga paljud ettevõtjad, suuremad firmad siis, kes autost ostavad, vaevalt, et nad viitsivad laupäeval ennast nagu nii-öelda voodist välja ajada. Samal ajal väiksed tegijad laupäeval kindlasti on nagu aktiivsemad tänu sellele. Aga jah, ma ei tee nalja. Minu jaoks laupäev täielik sihuke ostupäev nagu naljaga, et siis on nagu õige aeg. Ja teistel portaalidel jälle täiesti teistsugune strateegia, et sa pead nagu selle asja läbi töötama, mängima seda ja siis sa saad aru, mis sa teed nagu. Autost natukene, et kui palju infot me suudame enne koguda selle auto kohta, kui me hakkame nagu pakkumist tegema. Loomulikult sa vaatad pilte, sa vaatad, mis data siin nii-öelda kõrval olemas on. Mõned näited või nii-öelda kommentaarid, arvestad sellega, kui kaugel see auto Eestist on. Just see osa, et hetkel näiteks mulle väga meeldib, et see on Saksamaal, mitte Itaalias, sellepärast et Itaalias on need nii-öelda maha registreerimised ja igast muud protsessid, mida Saksamaal ei ole. Selle auto saab tõenäoliselt järgmisel nädalal nagu treileri peale, kui kõik läheb hästi, mis on oluliselt kiirem kui Itaalia puhul. Ja noh, nii-öelda geograafiliselt siis see auto on lähemal meile, ehk siis tema transport on veidi odavam ja ühtlasi saab ta kiiremini kätte. Ma korraks vaatasin ka, see jääb niimoodi, see asum jääb nagu sinna Hamburgi peale ehk siis nagu Põhja-Saksamaa sisuliselt ja kõik need Hollandi autod, mis tulevad, et ma usun, et see on Eesti transpordifirmale üks selline nagu väga mugav koht, kust üks auto veel peale võtta. Natuke infot on ju, et ilmselt auto karjub, et õlivahetust, teine võti ei tööta, väga stressi ei ole, ilmselt on patarei. See on lihtsalt nii palju läbi käinud. AC-d siis praegu ei saa testida ja et auto on märg olnud. Piduritel ütleb, et grinding noise, 2 võimalust. Sul on klotsid, kettad läbi või siis sul lihtsalt on auto seisnud mingi aja ja kes iganes seda autot proovis, ei süvenenud detailidesse. Auto värvipaksus. See oli päris naljakas, et me Rasmusega enne korraks käisime läbi, siis vaatasime, et wow. Ja tegelikult ongi, terve auto on värvitud, kui mina ei eksi. kindlasti. Rasmus on nõus. Aga väga professionaalselt jällegi, et tegelikult need näidud on sellised, et sul ei ole nagu kuskil mingit pahtlikihti paksu all, vaid sul on nagu väga viisakalt värvitud või mis sina arvad? Nõus ja ma arvan, et nad ikkagi mõõdavad nagu enam-vähem nendest kohtadest, kus nagu võiks olla siis see pahtel, eks ole ka, et pigem ongi saanud
enamus autot ikkagi noh, lihtsalt uue värvi, mõni koht tõenäoliselt väikest pahtlit ka näinud on ju, see käib Mhm. keretöödega kaasas. aga ei, nagu viisakas, kõik kerepaneelid tunduvad nagu sobivat ikkagi onju. näiteks punaseid lippe ei näinud kohe. ja mulle näiteks väga meeldis, et tal on sellised koledad talveväljad all, sest see on natukene, sa nii-öelda vaatad neid sadu autosid ja siis scroll'id ja siis sa nagu ei pane seda nii palju tähele, et noh, natuke koledam on see auto nagu esimese pildi peal piltlikult öeldes. aga kui sa süvened nendesse piltidesse, siis sa tegelikult näed, et see nii-öelda Summiti originaalvelg on kaasa tulemas, mis on suverehvil. et hetkel lihtsalt autol on talverehvid. ma ei tea, kas ta seda salvestab, aga mootori hääl oli sellel autol ilus, et mootor on ikka natukene sihuke murekoht nendel autodel, et loodan, et ta salvestab, aga no ühesõnaga mootor käis nagu ühtlaselt ja läks pöördesse normaalselt onju. väga kena sihuke õige hääl oli. Mhm. salongis oli veidi juhiiste ja kõrvaliste tundusid nagu kulunud, aga ma tean, et me teeme nagu maagiat nendega, et mina nagu ülearu ei muretse. siis autost on hästi palju hunniku skriime salvestatud üles, et kriimud tunduvad ka sellised, et kuule, me poleerime need välja. meie leib onju. jah, just, et ja siis üks vigastus oli, noh, seda me nagu välja ei poleeri, aga oota, kas ma leian selle see oli see uksenurga peal või? ei olnud? jah, see jäi mind nagu häirima. aga kas need ei ole seal kuidagi kahepoolsega kinnitatud? ma nagu ühest vanast mäletan, et need jah, olid suht lihtsasti. ei, sul on õigus. see ongi ja see on selle plastiku peal, aga ma ei saa aru nagu, mis see asi on siin ausalt öeldes, et kas see on äkki see nagu on jalanõu või midagi? sest teine on veel seal, vaata. sul on õigus. ja okei, kuule, siis see ei ole üldse nagu asi, mida väga vaadatagi. ma ei tea, jah, eks siis saame lõplikult teada, kui auto käes on ja kui me võidame. ja tegelikult 3 minti on kella peal ka juba onju. on jah. aga jah, mulle see ühesõnaga Summiti osa meeldis. lisad on ka nagu välja toodud. tal on siis istmesoojendus, istmejahutus, roolisoojendus. et selline väga usakas, nagu Rasmus kokku võttis, et sihuke uhke ülevaatus on olemas, siis põgusalt võin öelda, et tegelikult ma lasin Car Verticali ka sellele autole juba peale. Car Vertical seekord tegi tavalist Car Verticali ehk siis seal on nagu 2 läbisõidumärget, mis on enam-vähem esimestel aastatel ja siis 2 sellist väiksemat nii-öelda kõksu on ka salvestatud Saksamaal. aga kui sul on nagu sisuliselt uus auto teinud 500 kuni 1500 eurose kõksu ja siis siin on 0-500, siis noh, selle eest ei saa palju juppe, oleme ausad. et võib-olla see ongi see algus sellele mingile ühe detaili värvimisele või midagi sellist, et sisuliselt need on kriimud nagu, et minus need ei tekita mitte mingisugust emotsiooni 10 aastat vana autol. lisavarustus on ka niimoodi välja toodud, et mingi ai-ga on siin infuse itud nagu tehase spekki sisuliselt, et aga jah, lisasid on palju sellel autol ja selle raha eest, et see on nagu väga vinge. nii, 1,5 minti. mis see piirhind siis olema saab või peaks olema meie jaoks täna? mina ausalt öeldes ütlen, et selle auto makshind on miinimumbid. sellepärast, et siia tulevad veel oksjonitasud otsa, nipet-näpet, et ja noh, Eesti turgu ja kõike muud arvestades, et siin lihtsalt ei tohi nagu kellegagi sõdima minna ausalt öeldes, et see ongi nagu reaalselt lihtsalt miinimumbid ja saame, siis saame ja kui ei saa, siis ei saa. ja, tegelikult ma sain enda oma ka samamoodi. no oli jah, ja see on nagu see bread and butter, et sa lihtsalt lähed scrape ima et jah, ma selles mõttes, kui keegi siin edasi hakkab nagu kangutama seda, siis laseme minna ja paneme video kinni ja lähme patja nutma. aga jah, mina panen umbes nii tavaliselt biidi peale ja nüüd ongi siis vaata 30 sekundit ja nüüd siis võid nagu küüsi närida 30 sekundit.
üks asi, mis oli hea, oli see, et siin ei näidanud, et väga palju huvilisi on autol, nii et noh, nagu näha, sa olidki esimene pakkuja selle hinna peal. Jah, saime teadma. ja päeva peale tegelikult oli 3 huvilist korraks näitas, Mm. et see oli päris huvitav. Nagu sellel löödi vaata Ahah. veel 30 sekki. Vot ja täpselt see näide oligi see this car will be sold today onju. Jah, Aga see oli väga huvitav, et ta praegu selle 30 juurde veel. ja oli küll hea. See on täpselt nagu selles Copart või mis need USA oksjonid on, et seal on mingi need bonus time on nagu lõputult. Ja. Taha nagu halbade uudistega Markole minna. Okei. Ma arvan, et see tuli ära, Oksjon lõppes. aga siin on tegelikult vaja nagu refresh ida ja siis watchlist'i vaadata. Jep. No vot. Vau, okei. Reservi ka ei olnud, sellepärast ma nagu liiga vara mingit õnnetunnet ei tundnud ka, sest minu autol oli reserv näiteks, nii et see võit ei tähendanud kohe midagi. Aga mis see siis tähendab? Ja sellel autol ei olnud reservi, et see on nagu 100% meie nüüd. Ma arvan, et Marko näärib kodus küüsi, mõtleb, et kas tuli ära või ei tulnud. Palju õnne, Marko. Ta on kirjutanud mulle 2 minutit tagasi, et kuidas tundub. Lubab, onju? Praegu nagu lubab, jah. Aga ostu tal veel ei ole. Anyway, see tuleb sinna selles mõttes, et see oksjon on võidetud. Aga jah, ma loodan, et läks nagu hästi, et eks ta selline mitte liiga palju omanikke, ülevaatus on pikalt. See omakorda tähendab, et see auto on lähiajal nagu ülevaatuselt Saksamaal läbi saanud. Saksamaal on ka ülevaatuse eeldused. Isegi välja üle võivad norida seal, jah? Ja, absoluutselt. Et ei, väga vinge. Ma loodame, et läheb nii ja loodame, et näeme seda autot kunagi videos ka. Ma kahtlustan, et seal tuleb üks väga läikiv Grand Cherokee, kui tegemist on Marko autoga. Kõige läikivam. Jah, tal on need väljad on ka nüüd siis need läikivad nagu nii-öelda, kroom. Et ta saab need kroomid ka veel kõik läikima lüüa, et siis tal on ikka niimoodi, et ma ei tea, linna peal teate. Mis need järgmised sammud siis veel on nüüd? Esiteks, mul on hea meel, et see video nii läks. Et jah, ei, see on nagu vahva, et ära tuli ja koju tuli ja arvestades seda ootamist ja kõike muud. Aga jah, ootad arve ära, maksad arve ära, saad arve kinnituse, et arve on makstud. Siis ootad, saad info, et millal sa selle auto kätte saad. Ja siis kas võtad siin selle kohaliku portaali transpordi või lased Eesti transpordil seda tarnida. Siis ootad veel autot, siis ta tuleb sul kenasti sinna, kus sa ta tellisid ja siis hakkab registreerimise pull pihta. Ja noh, kõik vahepeal, et siin juba ütles, et tahab õlivahetust, et endal auto siin läheb nagu tegemiseks jälle, et aga jah, niimoodi faasides ta käib, et võida oksjon, transport, registreerimine ja siis 4. on selline, et mis sa saad nagu jooksvalt teha. Pluss siis 5. on, et tee auto ilusaks, läikivaks ja pane sinna keraamika peale ja kõik muu. Ja kõik need sammud siis nagu lisavad kulu ka tegelikult, et see tarne ja kõik need asjad, hooldused ja tegamine eriti. Võitegi kommentaarides märku anda, et kuidas tundub, et kas lööme veel nagu tükkideks selle auto nii-öelda kuluga, näitame teile seda autot siis, kui ta on kätte saadud ja kõik muu, et selles mõttes, kuna ta on selline lähedane auto, siis selle kohta saab nagu mugavalt content'i luua jälle, mis on omaette äge. Muideks video lõppu sihuke naljakas fakt ka, et siis tegelikult, kui ma ei eksi, siis peaks 40 olema nagu selles portaalis, et ma ei tea, kus see number nii suureks saanud on, et ise küll ei tundu. Eelmise aasta käis see number natuke aeglasemalt liikuma ka, et teatud muudatused toimusid siin.
ta jäi sisuliselt seisma tegelikult ja praegu Mhm. ka, et me ei räägi nagu, et prooviks nalja pärast, vaid see on nagu väga konkreetne huvi. Jah, et see, et autosid lisandunud ei ole, ei tähenda seda, et me ei oleks vaadanud siin kogu aeg autosid tegelikult. Aeg-ajalt ikka saadame edasi-tagasi linke. Okei, aga mis seal ikka, tõmbame vaikselt kokku. Loodan, et oli äge. Kas me proovime veel kunagi oksjonil niimoodi laivis autot võita? Eks seda Jah, näitab aeg. saame näha. Okei, kuule, aga tšau.